3 aastat saanud sellest. Kui selline avalik info levitamine hakkas pihta. Kui selle aja jooksul on meile meilitsi kirju saatnud umbes üle 1000 erineva inimese. Kui aeg oli nagu küps, et võiks need asja ära teha ja kõik muud asjad paika panna, siis selleks oli vaja nagu asjalikumad inimesed kokku ajada. Tegin siis väga lihtsalt, et saatsin enamikule nendest kirjutajatest, kes olid nagu kuidagi mingil moel silma torkanud. Saatsin siis nagu pakkumise. Mingi vajadus on just nimelt see, et ühiskond on nagu asja vastu kuidagi. Et mille vastu nad on, siis davai, et ma ei tea, et surume läbi asja, näitame, et nagu asi ei ole tegelikult nii, nagu kõik arvavad aine. Välismaailm nagu surus peale seda kogu värki umbes, et vaatasid seal, selge, käid mustas, et tegid omal koolis mingi töökojas risti tagurpidi selge, sul satanist. Põhimõtteliselt panin nemad mind paika. Nagu neegritega. Sinnamaani oli kõik normaalne, kuni hakkasid kõik ütlema, et neegrit peab austama ja nii edasi. Sinnamaani oli kõik okei, neeger on ja siis kõik hakkasid peale määrima, et neeger on hea, sa ei tohi talle neeger ütelda. Tänu satanismiga on samamoodi umbes. Et nagu kui oleks nagu kõik rahulikult olnud, et siis ma võib-olla oleks tunnistanud, et ma olen satanist. Kuskil keegi kirikuid on, kirikuid meil eriti ei ole rüüstatud, aga kui siin on vanasti mingid hauda rüüstati, siis olid ikkagi satanistid need, kes olid seda teinud, aga siis nüüd on juba kirjutatud, et huligaanid. Isiklikul tasandil ma olen nagu just kogenud väga suurt vastuseisu. Näiteks minu mõningad väga head tuttavad on hakanud minu peale viltu vaatama, kui ma olen öelnud, et ma satanist olen ja ma pooldan selliseid põhimõtteid. Tundub, et justkui see nimi tekitab inimestes seda hirmu ja nõudust. Võtame Vene kiriku näiteks. Oli sükene hirmus viimane päev jubedalt sadas ja nii edasi. Ja meie nagu me olime ikka mustad riided, tagid ja teksad ja blablabla ja mõtlesime, et lähme lihtsalt vihmavarja. Siis oli mingi väike poekene ka ja siis vaatame kirikus pood, mida ei tohiks olla tegelikult. Läksime olime ja siis tuli sükene kohalik Vene kiriku turvamees niimoodi. Ja nii kui nägi korraks meid nii lihtsalt röögates umbes, et kaduge välja ja muidu löön näo üles reis. Lihtsalt nii sama. Siis ikka ematas ära ka varajalt reis. Umbes, et pani paika selge, need vennad on saatanast. Mina olin väike laps, väike laps, 10-aastane, ma olin õudselt ristiusklik. Ma julgen praegu tunnistada, et ma aeg-ajalt palvetasin. Ma leidsin vana katekismus ja ma ütlesin sealt hommikul ja õhtul palveid selges, ma palvetasin hommikul ja õhtul. Ja samas ma lugesin sealt veel paljuid asjasid. Ja ma leidsin sealt nii palju asju, mis on keelatud, aga mida ma hirmsasti tahtsin teha. Satanism nagu vabastab su sellest hirmust. Täpselt. Ta ütleb sulle, sa oled see. Ja sellest ei ole mitte midagi halba. See on religioon sinu ihadele. Sa ei pea seda kartma, sa ei pea seda varjama. Tahad suitsu teha? Teed. Tee.
tahad viina võtta, tahad kõvasti krõpsu teha. Alles tee, eks ole. Ühiskond on vägagi silmakirjalik. Kui ühele inimesele andestada nii 10 korda päevas nagu Kristuse õpetuse järgi, siis mida inimene teeb? Inimeselt kaob vastutus ära. Kui keegi keerab mulle sitta ja mina talle ühe korra andestan, siis minu meelest on see loomulik, kui ma esimene kord andestan. Sellepärast, et iga inimene võib teha vigu, ta ei pruuginud seda teadlikult teha. Aga kui ta teeb seda teine kord veel ja kolmas kord ja ma talle ikka andestan, ma ei leia mingisugust loogilist põhjust, miks ma peaks selle rohkem andestama. Sa ei pea ennast süüdi tundma selles, et sa naudid neid asju, Sa ei pea mis on ennast kristlastele keelatud. Sa ei pea ennast alla suuda. Jah. Milleks ennast alla suuda? Näiteks Jehoova tunnistajad tegelevad sellega, et nad tüütavad inimesi tänaval, kutsudes ennast kaasa. Nagu kommijalu kombel. Ja panevad pärast sind süüdi tundma, kui sa jääd nagu enda põhimõtete juurde. Eks see avalik hirm on ikka kogu aeg olnud nii või teistsugustes vormides, sest saatan on muidugi olnud hirmuäratav tegelane. Ja see on täiesti iseenesest mõistetav, et igasugustele ametlikele, avalikele võimustruktuuridele tekib vastuseis. Ja tihti seda vastuseisu opositsiooni projitseeritakse just väljaspoole põrandaalustele liikumistele, inimestele, kellega ei ole otsest kontakti. Käisin siis selle usuasjade osakonna juhataja juures Siseministeeriumis. Siis ma sain teada, et esiteks peab olema eesti keeles meie niinimetatud pühakiri. Aga järgmine nüanss olid kohustuslikud usutalitused.